alates baaripukkidest kuni trellide taha sattumiseni. Olgu, sa oled ikka väga ennast täis ja pead maha rahunema. Mul ongi õigus. Ma kaotasin oma telefoni ja rahakoti. Mind ei huvita. Me analüüsime, kuidas tohutu kaklus Jolly Rogersis viis selle kolmiku üle parda ja maakonna vanglasse. Nii et te peate nüüd hoonest lahkuma või muidu lähevad kõik vangi. On veel midagi? Mis? Mille eest te meid arreteerite? Tema keeldus lahkumast ja teie ka. Ei, ma olen valmis. Teid viiakse kohe minema. See on Law and Crime, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elisabeth Milner. Rusikad lendasid. Inimesi lükati laudade vastu, see oli tõeline kaklus. Omanik tahtis selle kolmiku välja visata, aga muidugi ma ei kajastaks seda juhtumit, kui see olekski juhtunud. On 25. mai 2025. Me oleme Missouri osariigis, Morgani maakonnas, baaris nimega Jolly Rogers, mis asub Pulp Drive'i ääres. Kell on peaaegu südaöö ja baaris ei paista asjad eriti rõõmsad olevat. Pigem on pinged üsna kõrged. Hei! Teid ei saa usaldada. Ei. Ei, miks? Hei, sina! Sa pole olnud. Miks sa jooksed? Teid on palju. Tule, vanem. Ütle mulle, miks? See on põnev. Tere, ma ei jää siia. Mine sinu kõrvale. Ogu! Ei, see mees ei ole joobes. Ma ei ole joobes. Kas ta töötab? Morgani maakonna šerifibüroo juhtumiraporti kohaselt öeldi šerifi asetäitjatele, kui nad tol õhtul Jolly Rogersisse saabusid, et mitu töötajat olid end kööki lukustanud, sest puhkes suur kaklus. Raportis märgitakse, et meile teatati, et kaklus oli lõppenud ja üks seltskond lahkus Jolly Rogersist veeteed mööda oma paadiga. Edasi märgitakse, et minu tähelepanu juhiti ühele naisele, hiljem tuvastati ta kui Nicole Patricia Kaskin, kes oli kakluses osalenud ja hiljem tekitas töötajatega mitmeid vahejuhtumeid, mille tõttu nad end kööki lukustasid. Ma ei tunne seda tüdrukut isegi ära. Ma vaatan maha. Tüdruk on üksi põrandal. See on kuidagi imelik. Mul on lihtsalt hea meel, et see pole suur asi. Nii et põhimõtteliselt. See siin teine jooksis välja ja neid lükatakse edasi ja jäetakse siia. Olgu. Siis mida ma teen? Ma tulen sisse, kuulen teda ja olen just lahkumas. Eks? Seda sa minut ei kuule. Ei, kõik mida me tahame teada on see, et me tahame näha valvekaamera salvestisi. Me ei tea, kes meie telefonid või rahakotid varastas. Kuulge. Kuulake, kuidas me seda teame? Kuidas me teame, kes varastas meie telefonid ja rahakotid? Ma lähen nüüd sisse. Okei. Nii et... Mul pole aimugi. Ära puutu mind. Ei, ma ei teinud seda, ma ei tahtnud seda puudutada. Vabandust. Asi on selles, et me jooksime kõik viiekesi siia alla, sest inimesed käitusid ebaküpselt. Ei. Me teenindasime neid ja neid pekstakse. Tere, me oleme kõik lihtsalt paadis. Mis sa arvad, nad tegid? Ma ei tea. Tere, sa ei kavatse selle õnde minna või mis? Vaata mind, ma olen naine, sa ei pea teda vaatama. Ogu. Lähme viimasele putkale ja räägime meestega, sest see on kõik, millest ta tahab meiega rääkida. Sina ja mina, olgu jah, härra. Jällegi, meie ei ole need, kes põgenesid. Põhjus, miks meie ei põgenenud. Ma ei tea enne, kui koju jõuan. See on härrasmees ja mind on 3 korda kirikus pikali löödud. Vaata seda. See on hulumeel. See on näide. See tõttu. Law and Crime on saanud baarist jälgimiskaamera video, mis näitab kogu kaklust. Umbes kell 11 õhtul on näha, kuidas kõik tantsivad, joovad ja lõbutsevad. Vähem kui 40 minutit hiljem näete ekraani vasakul poolel, kuidas üks töötajatest räägib kliendiga. Ja tundub, et klient hakkab töötajat matkima. Siis, umbes 10-15 sekundit hiljem, mõne sammu kaugusel, on näha nügimist ja tõuklemist. Kahjuks pole meil saadud valvekaamera videol heli, kuid ma arvan, et inimesed karjusid seal samuti. Siis on näha, kuidas üks mees tõugatakse. Ta kukub maha ja kui ta uuesti püsti tõuseb, puhkab täiemahuline kaklus. Inimesi lükatakse laudade vastu, toolid kukuvad ümber. See muutub päris intensiivseks. Peasaali nurga alt saame lähemalt vaadata ja sellest vaatenurgast lendavad rusikad ning üks mees kukub isegi oma ratastoolist välja. Jolly Rogersi omanik väidetavalt ütles šerifiametnikele, et ta ei olnud kakluse ajal kohal, kuid 2 tema töötajad selgitasid, et baaris olnud inimeste grupp oli kakluse puhkemise põhjuseks. Nii et ma ei tea eriti palju muud, kui et tulin Kansasesse esimest korda 19 aasta jooksul ja mul pole kunagi probleeme olnud. See oli tõesti hea bänd. Tere, jah.
ma arvan, et see võis mõnes inimeses parima esile tuua. Inimestes. Või halvimad küljed, see on kõik, mida ma tean. Aga igatahes ma tahtsin lihtsalt tulla sind tänama kõigepealt. Naljakas sind kohati. Jah. See on väga puudutav, see on tõsi, ei saa ju öelnud selle kohta midagi. mõned neist kuttidest said teiste käest peksa. Kurat! Lihtsalt sellepärast, et sa kedagi uurid, ei tähenda, et sa teda talud. Ma ei usu seda. Mulle meeldib see. Näeme kutid, tal on veri ümber suu, see on nüüd ratastoolis mehel. Ma ei tea. Ta lõi mind näkku ja mu käed olid taskus. Kus ta on? Ta juba lahkus ja neil on sellest ka video. Tal on ilmselt minu rahapott ja telefon, sest mind rööviti samal ajal. Sul on Koit, sul on hetk aega. Nad rääkisid temaga. Ta on juba mõnda aega nendega olnud. põhimõtteliselt see siin. tegeleme selle kutiga, sest tundub, et ta on natuke tüütu. tema, siis mida ma teen? Ma ei taha tema vastu süüdistust esitada. sa ei hakka minuga vaidlema, sa võid temaga vaielda, aga... lõpetad käeraudades. Sa lõpetad käeraudades. Ei, kõik, mida me tahame teada, on see, et me tahame näha, kuulake kutid. Nii et me ei ole, kuulake. Mis su nimi on? Okei. Mul ei ole oma telefoni. Ära puuduta mind. Ei. Ma ei tahtnud seda puudutada. Vabandust, mul ei ole. Minu telefoni kaasas. Asi on selles, et me kõik 5 tükki jooksime siia, sest inimesed käituvad ebaküpselt. Me teenindasime neid ja neid pekstakse. Me ootasime. Mis paadi see on? Mida sa arvad, et nad... Ei tea. Kuule, mul ei ole telefoni ega midagi kaasas. Vaata mind. Ma olen naine. Sa ei pea teda vaatama. Olgu. Mine sinna, mees. Ei, me oleme Mida? inimesed, kes tahavad. Põgeneda. Ja räägi selle mehega, sest ainus, mida ta tahab, on sinuga rääkida. Räägime. Olgu, jah, härra. Lähme siia ja räägime. Jah, vabandust, mees. Oh, vabandust. Okei. Anna mulle aimu, mis juhtus. Okei, see tüdruk. Las ma vaatan. See siin? Ta on seal juba tunni olnud. Teine tüdruk, tema jooksis relvaga. Nii et, mis su nimi on? Minu nimi on Tim. Tennessee. Kui sul on vaja teada, annan sulle oma isikutunnistuse. Aga nad varastasid mu rahakoti ja telefoni. Kes? Seda ma ei tea. Neil on see videol või valvekaameral. Nii mu naine mulle ütles. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Ma tean, seda kõik mulle kogu aeg ütlevadki. Nii et ma lähen sinna, olen meeste tualetis, tulen välja, mõni tüüp viskab jonni, mille peale ta jooksis minema, tal on seljas Jolly Rogersi vest, aga nad ütlevad, et teda siin enam pole, aga võib-olla ikka on, ma ei tea seda. Sa näed seda kõike? Sa näed seda kõike videolt. Nii et me seisame seal. Seal on kamp keskealisi mehi. Oota, ma arvan, et ma olen 50-ndates. Ma olen 35. Ja nad kõik on pahased, sest mingi naine tuleb välja ja seal on üks tüdruk, kes läheb. Ma lihtsalt ütlen. Sõnelus. Mitte tingimata vaidlus, aga arutelu. Ja ma ei tea, ma olen nii õnnelik, et keegi mulle pähe ei löönud. Noh, sa näed seda ise. Aga mis kaklust alustas? See, Just Seal, see tüüp lõi mind pähe. Aga miks ta sind lõi? Sest ta oli vihane, sest tema tüdruksõber oli vannitoas ja need tüdrukud läksid üles. Ja ma ütlesin, et seal sees on haige tüdruk. Ja ta oli vihane, sest Bill, see tüdruku abikaasa, läks sinna sisse. See tüüp või midagi sellist, jah? Ta läks sinna, et ta välja tuua, viia ta koju. Ta sai vihaseks, sest vannitoas oli mees või midagi sellist. Hakkas raevutsema. Ja see ongi täpselt see, mis juhtus. Ja siis kõik eskaleerus sealt edasi. Sa näed seda kõike videost. Noh, probleem on videoga. Aga ma tahan teada, kes mu rahakotti varastas. Sa näed, mis juhtus, aga sa ei saa inimesi tuvastada. Sa ei saa videoga midagi osta. Tere! Need inimesed. Kui neil just pole koopiaid. Kui neil just pole oma isikutunnistuste koopiaid. Üks tüüp hoidis teda kinni, kui talle pähe löödi. Ja ta vabandas selle pärast. Ta oli nagu mees, ma ei teadnud, mis toimub, aga ma arvan, et see oli tegelikult see tüüp siin. Ei! Tema tegi seda. Ta oli nagu, ma poleks siin kinni hoidnud, aga ma ei teadnud, mis toimub. Ta oli nagu... Ma tegelikult ei üritanudki siin kaitsta. Vend. Ma lihtsalt tegin, ma ei teinud seda, ma lihtsalt läksin selle peale, ma ei tulnud välja. See on see, mida ma tegin. Jah. Käed taskus, kurat! Ma ei tahtnudki midagi teha, aga siis lööb mingi tüüp mind pähe. Ja siis ta jookseb minema ja läheb oma paadile.
mis tüüpi paat see oli? mul pole aimugi. Ma mõtlen, nad olid all. Nad olid tegelikult lõpus allpool. Piipatrull on tulemas. Ma mõtlen, mis teha. Nii ongi. Kui ma oleksin lihtsalt oma telefoni taskust välja võtnud, siis ma ei hoolikski eriti, aga noh. Ma olen nagu, kuidas nad su rahakoti kätte said? Noh, kui mind peksti. Sina... Muidugi. Ei, see ei ole nii. Aga see oli lõbus. Mu rahakott oli seal, tema telefon, minu telefon ja mu rahakott või midagi sellist. Kas nad võtsid ka tema telefoni? nii et meil pole isegi võimalust transporti kutsuda, et koju saada. Ma ei taha, et minu mees peksa saaks. Nii et sul pole mingit võimalust, sul pole iPhone'i. Ma ei tea, ei, neil ei ole. Ja ma ilmselt saan seda teha, kui koju jõuan. Või võtan ühe oma laste telefonidest või midagi sellist. Just sinna ma tahtsingi jõuda sellega. Selleks hetkeks on juba südaöö möödas. Jolly Rogersi omanik tahab, et see seltskond lahkuks. Vaatame siis, kas nad nüüd kuulavad, kui šerifi asetäited ütlevad, et neid arreteeritakse, kui nad ei lahku. Ma arvan, et ta räägib omanikuga, et teada saada, mida ta nende inimestega teha tahab. Tere! Ma saadan e-kirja. Tere! Ei, mul ei ole. Ma ei saadaks seda siia alla. Kas sina saadaksid? Ma võin nad välja saata, jah? Mul on kuul. Seda ma räägingi. Seda ma räägingi. Me peame lahkuma, see ongi võit nagu. Me ei saa sinna sisse minna. Ma tahan lihtsalt oma telefoninumbri. Tema tahab sellele vastata. Ta võttis kõik ära, kui me tahame määrata teile sisenemiskeelu, mis tähendab, et sa ei saa tagasi tulla. Nagu sa ei saa tagasi tulla minu telefoni ja minu... Prillid olid kõik seal. See tüüp on kuradi... Ma olen nagu ei kallis. See ongi see, mis juhtuma peab. Jäi mu sõbra ratastoolis on verine kuul. Ta ütleb, see on minu abikaasa. See on minu abikaasa. Kas ma võiksin saada? See on hunnik. Palun, ärge segage mind. Andke mulle korraks sõna. Meil on piisavalt patrullautosid, et igaüht loata siin viibimise eest arreteerida. Teeme ära. Kuula, nad küsivad Cheersi kohta. Sa pead... kas nad küsivad? Näeme. Lahku, tee seda. Mis juhtuma hakkab on see, et kõigile määratakse sisenemiskeeld. Ma ei ole siin vaidlemas. Sa ei pea selle eest maksma. Me tulime siia mängima. Mida ma öelda tahan on see, et mida sa arvad? Mida sa arvad? Mida sa arvad? Kas sa räägid tõsiselt? Teed sa nalja? Mul ei ole telefoni ega rahakotti. Üks neist viimastest meestest... Ma küsin veel ühe korra. Ma tean. Aga meil on... Palun, veel üks kord. Lihtsalt lahku. Me proovime seda last üles säratada. Ma tean. See on viimane hoiatus. Lahkuv ja hoonest. Tema lõi teda. Tema, kas sa tõesti tahad vanglasse minna või tahad lahkuda? Miks mind arreteeritakse? Ta on teile juba 3 korda öelnud, et ära läheksite. Meie ei lahku ja tema lahkub. Praegu oleme me patrioodid. Aga kuidas me esitame süüdistuse kellelegi, kes sulle pähe lõi? Nad varastasid su telefoni ja muud asjad. Kuidas? Jah, me vajame. Me hakkame sellega tegelema. Kas teil on visiitkaart või midagi sellist? Andke mulle oma kaart. See on kõik, mida ma teada tahan. Mul on ka teie kaardi, ma tean. Ma kontrollin seda. Olgu. Sa oled täiega ennast täis ja mul on vaja, et sa rahuneksid. Mul ongi õigus, ma kaotasin oma telefoni. Mind ei huvita. Siin pole ühtegi telefoni. Ei, mul ei ole. Ma saan aru. Nii et sa pead nüüd hoonest lahkuma, muidu lähevad kõik vangi. On veel midagi? Võta. Nicole Kaskin arreteeritakse sissetungimise, avaliku korra rikkumise ja arreteerimisele vastupanu osutamise eest. Viimane süüdistus näib tulenevat Nicole'i käitumisest, kui teda saadetakse šerifi asetäitja autosse. Järgmine, kes arreteeritakse, on järgmine. Ma olen sellest väga huvitatud. Ma ei ole kunagi öelnud, et ma ei taha sinuga koos olla. Ma andsin sulle mitu võimalust. Ei. Sina ei andnud. Ma ütlesin sulle, et mul ei ole kannatust siin istuda ja vaielda. Mul ei ole telefoni ja mu rahakott varastati. Mind arreteeritakse. Sa ei pea neid praegu lahti tegema. Palun, lähme siit poolt, kus ei ole suurt astet. Olgu. Sa võid mind nüüd lahti teha. Ei, me lähme vanglasse. Ma kaotasin oma telefoni. Ma saan sellest aru. Ja ma andsin sulle mitu võimalust lahkuda. Sellest saame hiljem rääkida. Ei, sa ei andnud. Jah, lähme. Sa tegidki ära. Vaata, kuhu astud. Lähme. Mul ei olnud. Lähme.
peatu, lihtsalt peatu, lähme, lihtsalt peatu. kuule, peatu, okei, lõpetame. Ma olin sina otseses mõttes tualetis selle tüdrukuga, kes rääkis ja püüdsin teda sellest olukorrast välja aidata. ma usun. Tere. Kui ma andsin teile mitu võimalust lahkuda pärast seda, kui ütlesin, et te viibite siin loata. Ma lihtsalt proovisin oma telefoni ja rahavõtti kätte saada. Miks sa mind kinni peate? Sa ise norisid seda. Ei, ma ei palunud seda. Ma palusin sind. Olgu, lõpetame. Oleme just siin. Me saame hiljem rääkida. Kas? Sa saad aru, et ma olen meditsiiniõde ja see ongi mu töö. Ja ma olin vannitoas püüdes aidata seda tüdrukut, kes oksendas end poolsurnuks. Sa saad aru sellest? Eks? Mis? Milles sa mind süüdistad? See ongi kõik. Ei, ma saan aru. Ma tean. Olgu, aga lihtsalt ütle mulle, et ma... Vabandust. Ma teen seda kohe varsti. Istu sisse. Lihtsalt ütle mulle nüüd, enne kui ma sisse istun. Ütle mulle enne, kui ma sisse istun. Loata viibimine. Istu sisse. Kas sa võiksid mu käerauad lihtsalt lahti teha? Sul on 5 sekundit, et uuesti proovida või ma pritsin sind pipragaasi. Kas sa võiksid minuga lihtsalt rääkida? Palun, ära pritsi mind pipragaasiga, palun. Olgu. Nii, et tule sisse. Pane jalad autosse. Ma kaotasin oma telefoni. Ma saan aru. Palun ära pilka mind. Ei. Miks? Oled sa? Nicole'i juhtumi raporti järgi. Šerifi asetäited märkisid selle üles. Ma pidin teda mäest üles aitama, hoides tal käest kinni. Kui me kohale jõudsime, ei tahtnud ta täielikult autosse istuda. Pidin temalt mitu korda paluma, et ta paneks oma jalad autosse. Ta ei allunud. Seega aitasin teda, tõstes tema jalad üles ja lükates need autosse. Aga asi on selles. Nicole Kaskin polnud ainus, kes arreteeriti. Me lahkume. Ära puutu mu autot. Ma ei puutunud teda. Kas sa nägid, et ma puudutasin? Seda? Jah. Ei. Kas sa paned käed kellegi peale? Ei. Ta ei pane kellelegi käsi külge. Me lahkume. Lahkume. Miks ta hääl tõstma hakkas, ma ei tea. Ärge arreteerige mind. Mis mõte sellel on? Ta ise noris seda. Ta ise noris seda. Ta ütles, et ei taha lahkuda. Aga me ei ole. Võib-olla ta magab. Hei! Ma en aru see. Ärge arreteerige mind. Hästi. Järgmine inimene. Järgmine, kes arreteeritakse, on see, kes järgmisena sellest hoonest ei lahku. Ei, kas ma saan teie kaardi, ma annan teile minuti. Kas te? Annate meile ühe. kas ta tõesti arreteeritakse? Mille eest ta mind arreteerib? Ta keeldus lahkumast ja sina ka. Ei, ma olen valmis. Sa oled kohe minemas. Ei, ma tahan teada. Näed seda silti seal üleval? Ma ei keeldu lahkumast, aga ma küsin. Siis oleks parem, kui hakkaksid kõndima. aga mida ma teen oma kadunud telefoni ja prillidega? Jätkab rendimist. ma palun lihtsalt abi, okei? Noh, kui sa lähed, siis sa lähed. Ma kõnnin siit, jah. ma kõndisin. Tii. Mida ma sellega teen? Mida ma teen? kas ma võin pilti teha? Pane käed selja taha. ma kõnnin sinna poole. Liiga hilja. Kui sa ütled nüüd, siis nüüd on aeg. aga ma kõnnin selles suunas, kuhu sa käskisid mul minna. kas kõigil on see olemas? Peate topelt võtma. Miks? Kas sul on topeltlukk? see on sellepärast, et ma kõnnin siit poolt. Sa kõnnid auto poole. Sa lähed vanglasse. ma üritan küll. ta palus mul siit kaudu kõndida ja ma tegingi seda. Ja ma küsisin, mida teha, sest mu telefonist ei hoolitud ja mu prillid olid kadunud. Nicole'i sõbrad Katina K. Arnold ja tema abikaasa William Dill Arnold arreteeriti samuti. William väidetavalt ütles šerifi asetäitjatele, et ta läheb koos oma naisega. Kohtudokumentide kohaselt tuli Williamit tagasi hoida, kuna ta ilmutas agressiivsuse märke, kui ta lähenes abisheriff M. Cohenile. Kui ta lähenes, lükkas kapral Jata eemale ja kui ta üritas uuesti läheneda, võttis kapral ällenda kinni ning arreteeris ta. kas sa ei palunud mul selles suunas kõndida? Kas sa palusid mul selles suunas kõndida? ja ma tegingi seda. ja siis selle asemel, et lihtsalt lasta mul kõndida, panid sa mulle käerauad. Olgu. Nii et mille eest ma siis täpselt käeraudades olen? Sa lähed vangi omavolilise viibimise eest. Aga ma ütlesin, et nad palusid sul 3 korda lahkuda ja sa ei teinud seda. ja ma läksin selles suunas, kuhu sa palusid mul minna. ja ma küsisin sinult, mida teha oma kadunud telefoni ja prillide kohta teatamisega. Noh, sul on selleks kõik võimalused. Ma ei ole.
jätka kõndimist. Nii et vaata, ma jätan selles suunas, kuhu sa palusid mul minna. jah, me liigume ikka veel sinnapoole. Teed ikka veel asju, mida sa ei peaks tegema, kuigi mina järgin juhiseid. Odu! Kas sa palud mul lõpetada? jaa. Kas me liigume edasi? jah, Kuigi ma liigun edasi nii, nagu sa palusid, on see lõbus. pööra pea vasakule. pööra pea vasakule. See pole suur asi. ma tahan oma. kuradi raha tagasi saada. ma lähen sisse. ma proovin. Kas sa kavatsed mu raha varastada? olgu, sa saad 3 süüdistust loata viibimise eest. jah. Arnoldid said süüdistuse esimese astme loata sisenemises ja avaliku korra rikkumises. Williamile esitati lisaks veel süüdistus arreteerimisele vastupanu osutamises. Abielupaar viidi väidetavalt Morgani maakonna vanglasse, kummagi kautšoniks määrati $5000. Samas kui Nicole Kaskinile määrati kautšoniks $10,000. Kõik 3 vabastati vanglast järgmisel päeval pärast seda, kui nad olid oma kautsjonid tasunud. Juhtum on sellest ajast alates suletud. Aitäh, et liitusite minuga selles Inside the Crime'i osas. Mina olen Elizabeth Miller ja kohtume teiega siin jälle homme uue juhtumiga.